Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema, kas partneril on armuke? Ja hakkame siis vaatama. Te võite valida kahe paki vahel, et kumb teile rohkem meeldib, teeme 2 varianti ja siis vaatame, mida siis kumbki pakk teile räägib. Ja? Alustame siis kõigepealt sellest tumedamast pakist. Nii, kõigepealt, kes nüüd selle esimese variandi valis? Missugune naine tuli siia oma partneri kohta küsima? Kes valis selle variandi? Missugune naine tuli siia selle oma partneri kohta uurima? Missugune naine on? Missugune te olete? Mis teil praegu toimub siin? Te olete siin praegu hästi sõjakas, tahate saada mingisugust võimalust, olete hästi otsustavalt meelestatud, aga siin ootavad ees mingisugused muudatused teie elus, võib-olla juba praegu käivad mingid muudatused siin hetkel teil. Mis energiatest oled naine, kes siin praegu vaatab, kes tuli oma partneri kohta küsima, mis teil praegu toimub? Te ootate samas häid uudiseid, vähemalt loodate, et siit saab nagu, teil on nagu, ütleme, nagu roosad prillid ees, eks ole, kellegi siis oma partneri kohta. Loodate siit saada häid uudiseid. Tundub, et te elate koos. Te ise arvate, et olete õnnelik selles suhtes ja teil on kogu aeg hästi kiire. Samas, see teie päikest, teie rõõmu varjutabki see hirm, aga mis siis, kui nagu mees mind petab, jah? Te alatasa mõtlete selle peale. Ja just teil on tunne, et just seksuaalses plaanis teid petetakse. Et keegi tahab teid ära kasutada ja jätab teile midagi rääkimata või siis petab teid ühesõnaga, jah? Te olete sellepärast hästi stressis, sest te olete juba päris pikka aega, kas siis kujutanud ette või mõelnud selle peale, et te võite sellest inimesest nagu ilma jääda. Hirm, et äkki tõesti ta reedab mind, et ta on ju siukene, või siis, et teil on hirm, et ta petab teid kellegi noorega ja läheb siis koos noorega minema, eks ole. Aga kui te nüüd tunnete, et te niimoodi mõtlete, siis võib-olla see oletegi teie, jah, kui te valisite veel selle esimese variandi ka. Nii, siis vaatame ka, missugune on teie mees, et kas te tunnete oma partneri ära. Mis energiates teie partner on? Mõelge oma partneri peale, mõelge tema peale ja vaatame, mis energiates teie partner on. Mis energiates teie partner on? Vot selles armastuses ta praegu tunnebki teie partner mingit raskust või peale surumist just suhte poolt ehk kodust, eks ole, et siin tuleb teha mingi valik. Teda survestatakse, ta tunneb, et teda armastuse poolest survestatakse kodus. Nii. Aga siin võib siiski nüüd, siin võib öelda kahte moodi, et ta ütleb, et mul ei ole uut armastust, aga kuna see karikas tuleb, siis pigem ma ütleks, et jah, tal on tekkinud keegi uus silmarõõm. See on ikkagi suht, ütleme, varajane staadium või selles mõttes, et see suhe ei ole väga pikaldane. See on hiljuti ikkagi tekkinud. Nii, mis selle mehe energiad? Ta tahaks võtta vastu mingi tähtsat otsust. Ta on sellest kaua unistanud ja tahaks selle kiiresti ellu viia. Ta on ise kaitsepositsioonil. Ta tunneb, et see aitab tal olla harmoonias ja tasakaalus. Ja tal on plaanid mingisugused lahkumise mõtted. Tal on mingid lahkumise plaanid.
võib-olla ongi keegi noorem, et tema tahab kui imperaator siin käituda selle noore inimese suhtes ja võib-olla siis tõesti noh, jättagi teid maha, et mis energiates see mees on. Ja teie ikkagi tulete kui partner, kui elukaaslane teile välja. Te üritate küll olla nagu üksteisega kooskõlas, üksteisega nagu hästi suhelda, aga ikkagi aeg-ajalt tuleb nagu selliseid vaidlusi ette. Et kohe tuleb tema ka järgi kui stabiilne, noh selles mõttes, et nagu abielumees on ju, või noh, kes on suhtes, et ütleb, et ma proovin küll tugev olla, aga mul on siin ikkagi mure. Et ma muretsen just selle oma nagu naise pärast, on ju. Ma kardan, et selle seksuaalsuse sellepärast tuleb meil väga tõsine tüli. Et ma üritan küll ennast kaitsta, aga ma kardan, et mina saan nagu selle, et mina saan nagu haiget siin veel, on ju. Ta tahab uusi algusi ja sellepärast on siuke paras sõda, on ju. Tema näeb niimoodi seda suhet, on ju. Et praegu ta üritabki nagu kaitsta seda. Ta kardab, et see tema hea olemine, et see nagu rikutakse kuidagi ära. Ta loodab väga kõrgematele jõududele praegu, et äkki ei ole asi ikka nii hull, nagu ta praegu kardab. Nii. Ja siis vaatame, mis siis teie vahel toimub. Nii, küsime. Kas teie partneril on armuke? Kas teie partneril on armuke? Kas teie partneril on armuke? Et see mees, kes siin nüüd tuli välja, et kas sellel mehel on armuke? Kas sellel mehel on armuke? Tal on ikka keegi noorem inimene, jah. Ta tegelikult tahakski selle teema üldse selgeks rääkida ja tal on tõesti siuksed, ta on armunud. Ta tunneb, et tal on nagu liblikad kõhus ja ta tahaks tegelikult selle teema lahti rääkida. Kas sul on armuke? Kardab konflikti. Ta on nagu šokeeritud sellest, mida ma nagu küsisin, on ju. Et umbes nii, et kus sa tead? Ja see lööb kohe tema stabiilsuse kõikuma täiesti, ta hakkab kohe muretsema, et kas tõesti tuleb see minu peidetud asi nüüd välja või kas sul on armuke, ütle. No ta räägib praegu, et tal on olemas naine, kellega ta koos elab. Nii, kas see on sinu naine, kellega sa koos elad? Kas see on sinu naine, kellega sa koos elad? Ta kardab, et äkki tuleb välja. Tahab öelda, et see on keegi tööalane tuttav, on ju, aga ta ei ole kindel, et ta kardab, et äkki see vale tuleb välja. Ta üritab küll seda juttu jätkata, kui tuleb midagi, et kui see naine küsib, on ju, et kui te küsite oma mehe käest, ta ikkagi nagu ajab selle tööasjade jaoks, et see on töö, nagu töökraas, et see on tööga seotud, on ju. Aga kaua ta niimoodi vastu ei pea. Nii, mees, räägi, kas sul on armuke? Räägi, kas sul on armuke? Jah, ta kardabki, et kõrgemaid jõud, ta nagu ütlegi, et ega ma arvasingi, et nagunii see tuleb varsti välja, et eks oli ainult aja küsimus, on ju. Et ta saab aru, et see on talle karm õppetund, et ta peaks sellest õppima. Ja muidugi ta on nüüd natukene pettunud, ta tunneb ennast ebakindlalt, et kas ta uuesti suudab nagu uskuda armastusse ja ütleme saada nagu uut jõudu, uusi võimalusi just selle suhtega seoses.
kas sa nüüd räägid oma naisest, oma partnerist? Kas sa räägid nüüd sellest armukesest, kes sul on? Vähemalt kui on teist juttu, siis ta igal juhul tahab kaitsta iseennast. Aga tolle naise suhtes, et ta ei tea, et see võib iga hetk muutuda, et kord ta on ja kord ei ole, on ju. Ta saab aru, et see armuke on siuke ebastabiilne, et ta võib iga hetk tast nagu ilma jääda. Kas see armuke, kes sul on, kas ta on abielu naine? Kes see naine on, kes sul on armukene? Kes see naine on, kes sul on armukene? Aga ta võibki olla kuidagi keegi töökaaslane äkki töö juurest. Ja lihtsalt mehel jäi silm talle peale ja siis hakkaski nagu niimoodi manipuleerima ilmselt, ma arvan. Kes see naine oli, kellega, kes su armuke on? Ta algul ei olnud kindel, kuidas selle naisega käituda, aga tahtis harmooniat ja ilmselt siis ikkagi usaldust ära võita nagu selle naise suhtes ja siis võib-olla hakkasidki asjad muutuma. Et saigi mingi uus suhe alguse. Kas see naine on abielus? Kas see naine on abielus? Nii ja no, mis see tähendab siis, et see on ikkagi varjatud suhe, jah? Kas ta on abielus? Häbi, kaotus, argus, ka uuesti häbi, süütunne, kahtlused. Ta võib ikkagi olla, kui ta ei ole abielus, siis ta on ikkagi suhtes see naine. Et ilmselt ikkagi temal on ka keegi partner olemas. Ja mehel samas on ka nagu hästi häbi, tal on hirm tõesti nagu vahele jääda. Nii. Kuidas su naine nüüd, kas su naine sai teada, et sul on armuke? Kas su naine sai teada? Praegu ütleb, et ei tea, ma üritan seda varjata, ma üritan teda hoida roosades prillides, et see asi jumala eest välja ei tule. Nii, naine, kui sina nüüd said teada, et su mehel on armuke, on ju, kuidas sa kavatsed edasi käituda oma mehega? Ütleb, et te ütlete, et see on isegi hea, kui see asi välja tuleb. Sa annad mulle vabad käed ja ma saan minna uude armastusse, kui tuleb minu aeg ja olla nagu avatud südamega. Kas sa kavatsed seal oma partneri maha jätta või? Ütleb, et jah, te ütlete, et selle, ma arvan, et te jätate selle partneri maha, et ta on liiga raske koorem teile ja te ei taha sellist koormat kanda milleks. Teie tahate, et teie elu on ikkagi rõõmus, täis energiat, aga mitte sellist raskustunnet ja mingit petmist, kus kogu aeg peab muretsema. Ma arvan, et te jätate selle partneri maha ja lähete vabana nagu oma uut elu alustama. Vot selline oli siis esimene variant. Ma loodan, et te tundsite nagu selle õige ära. Nii, andke siis kindlasti ka teada, kui see nagu sobis teiega. Ja siis võtame teise. Kes siis valis teise variandi? Kõigepealt vaatame naised, jah. Et kes valis teise variandi? Naised, et naine, mis energias sa oled, kes siia tuli vaatama? Mõelge palun enda peale. Mis energiates naine sa oled? Mis energiates sa oled? Kas te armastate siin pidevalt valetada ja vassida ja inimesi ninapidi vedada ja neid narriks teha või? Või on keegi teile siin praegu midagi valetanud? Te olete mingis asjas pettunud, eks ole, mingi asi, mingi suhe, midagi on teil nagu läinud ära täiesti nulli. Ja see on teid ka nagu teid tasakaalust välja viinud, sest on vaja teha mingisugused otsused. Või te tunnete ennast petetuna, jah? Mis energiatest te olete? Teil on mingi raskus, üldse raskused tegutsemise või teil on nii palju teha, et ei jõua neid kuidagi ära teha õigeks ajaks. Sest uued olukorrad pressivad teile peale ja te olete hästi aktiivne ise, teil on hästi palju siukesi tegemisi ja olemisi ja käimisi. Mis energiatest te olete?
Teil on olemas küll mees, kes teid armastab, ta on teil stabiilne, ta võib näha noorem välja, aga teie ütlete, et ta on teist nagu ennast ära lõiganud, et ta nagu justkui kaitseb ennast teie eest millegipärast. Nii, mis energiatest olete? Ja ütlete, et mul oleks ise aeg tegelikult ära kolida, et nii on õige, ära kaugemale. Mis energiatest olete? Te tahate oma unistusi ellu viia. Need, mis teile väga meeldivad, mis on teile südamelähedased. Te olete pähe võtnud, et need plaanid ja soovid, mis mul on, et ma tahan hakata neid ükshaaval täide viima. Kui te juba neid vaikselt täide ei vii, eks ole. Võib-olla juba tegelete sellega. Nii. Siin on nüüd, olete kimbatuses mingites tegudes, kas on keegi noorem mees. Ta kas on teie laps, kes ütleb, et mul ei ole piisavalt armastust või mul ei ole piisavalt raha või et anna mulle raha, et muidu ma ei saa kuskile minna, on ju. Võib-olla see teema on teil ka siin üleval. Mis energiatest olete? Aga samas te olete oma partneriga rahul ju. Te ütlete, et mina tunnen tegelikult, et ma olen selle partneriga väga-väga rahul. Nii. Aga täda on selles, et ilmselt on ikkagi mingisugused kas üks partner või mitu partnerit kuskil kõrval ja et juba võib-olla isegi, ma ei tea, see on 2-3, et äkki tal on isegi, ongi äkki siis kas juba 3 kuud olnud keegi teine või isegi, ma ei oska öelda, 3 nädalat, 3 kuud, kellegi äkki isegi 3 aastat, on ju, kas siis läbi interneti või interneti tutvus on olnud, ühesõnaga maailmast. See võib olla ükskõik kus kohas, teil on tunne, et ikkagi teie mees kuskil käib nagu kõrvalt võtmas. Võib-olla tõesti ongi juba päris mitu aastat kellegagi kuskil mingi suhe, et te teate, et on ju. Et see ongi see, mis nagu just kurvaks teeb teid, sest te ise armastate oma meest. Ja ütlete, et tänu sellele ei ole mul ammu enam selle mehega seksi. Aga ma nii väga tahaksin, aga vot seksi ei ole. Voodi on külm. Te hoiate tegelikult väga raha ei raiska, aga te olete armugade samas ja ootate ikka, et mõlemad oleksid üksteist abistavad, mitte ainult, et teie annate kogu aeg ja aitate, vaid et mees ka nagu oleks samaväärselt vastaks teile. Aga kuu tunnete, et siin on mingisugused valed peidus. Nii, ma loodan, et te tundsite ennast ära. Nüüd vaatame siis teie meest, tähendab teie partnerit, on ju. Ja proovige siis mõelda oma partneri peale. Mõelge oma partneri peale. Mis energiates teie mees praegu on, teie partner, mis energiatest on? Et siis vaadake, et siis te tunnete võib-olla tema ära, jah, kui jutt käib temast. Mis energiatesse teie partner on? Mis energiatesse teie partner praegu on, see mees? Mis energiatest on? Ta mõtlebki siin, tal on mingi hirm just nagu teiega seoses, et tõesti, et ta saab aru, et tal tuleb siin mingisugune valik teha ja ta tõesti kardab seda. Võib-olla hirm on suurem kui tegelikult, no vot ei tea. Mis energiatesse teie mees praegu on? Ütlebki, et meie vahel pole ammu enam midagi olnud, meie voodi on külm, see teeb mulle haiget. Ja see on juba väga kaua tegelikult niimoodi olnud. Mis energiatesse mees on? Süda teeb talle nagu haiget, ta kardab reetmist. Et tahaks nagu armastust, aga et ma pean selle eest võitlema. Mehel on raske koorem kanda, võib-olla tal on palju kohustusi, aga ta tahaks ikkagi armastust ka, ütleb, et ma nii ootan seda armastust. Ja ma käin tööl, ma teen tööd, ma saan raha, aga ma tahan ka armastust, kas või natukenegi.
et ma olen väsinud juba sellest koorma kandmisest, ma tahan natuke hellust ka saada. mis energiates see mees on? Ta on hästi palju mõelnud, et peaks midagi oma eluga ette võtma kardinaalselt, aga praegu ta tunneb, et ta ei suuda nagu seda teha, ta on nagu ohvri rollis. ta ütleb, et ma teen küll tööd, aga ma kardan, et see kõik lõpuks kukub kokku ja siin peab midagi, meie suhtes midagi uut tulema, et ma ei tea, kaua ma niimoodi vastu pean. Et tööd ta teeb, ta on hästi töökas teil, aga ta ise tunneb, ta varsti kokkukukkumise äärel. Nii, mis energiatest teil see mees on? Ta kaitseb ennast, aga ta on nii kurb, et ei ole teie vahel seda armastust. Hästi kurb on. Näed, ta ütleb, et kas ma pean tõesti tegema valiku või? Kas ma pean tõesti lahkuma sellest suhtest või? Aga ma ei taha, et mulle meeldib see suhe. Ma tunnen ennast siin hästi. Et tegelikult vanasti oli meil kõik väga hästi, aga mis siis nüüd viga on? Et ta on päris nagu pahane selle peale, et kõik on nagu pea peale pööratud. Enne oli ju kõik nii hästi. Ja see on muidugi mehega muutnud hästi närviliseks, võib-olla äkilisemaks, tigedamaks on ju. Nii, mis energiates see teie mees on? Tänu sellele olete teie muutunud ka samamoodi siukseks külmaks, võite ka nähvata niimoodi ja väga vähe üksteisega suhtlete, minnakse oma tuppa, uks kinni ja kõik on ju. Ja siis igaüks ajab seal oma asju. Ma loodan, et te tundsite siis oma partneri, oma mehe ära. Nüüd hakkame vaatama, kas tal on armukene või ei ole. Nii. Kas teie mehel on armuke? See, kes valis teise variandi. Kas teie mehel on armuke? 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 Kolm meest lausa ja kõik lähevad kuskile. Aha. Kas teie mehel on armuke? Issand, teate, mis ma mõtlesin või? Teate, mis siin tuleb välja või? Mul tuli praegu siuke mõte, mis siis, kui teie mehele tegelikult meeldivad teised mehed. Ja siin võib olla tal isegi juba mitu sellist meest, kas on silmapiiril, või neil on juba mingisugune läbikäimine sellelaadne. Ja talle meeldivad ikkagi nagu nooremad mehed. Ja tal on minu arust juba mingisugune seks olnud, kas ühe mehe või mitme mehega. Sest see annab talle jõudu, see on see, mis talle meeldib. Kas teie mehel on armuke? Sest see armastus on hoopis teissugune. See, mida ta tahab, seda ta ei saa. Aga temal on teissugune armastus. Jah, see on ümber pööratud. See ei ole nagu normidele vastav. See on teissugune. Kas teie mehel on armuke? Ta ütleb, et ma ei tea, kuidas seda oma naisele seletada. Ma kardan, et ta ei mõista seda, et sellest tuleb meil suur tüli. Et võib-olla ma tahakski sellepärast, võib-olla ma peangi sellepärast suhte lõpetama, aga ma tahan praegu oodata veel, proovida naisega läbi rääkida ja vaadata, mis saab. Kas teie mehel on armuke? Siin on ikkagi, vaata, ta on kuskile ikkagi nii-öelda, kuskil on ta käinud salaja teile ütlemata juba päris pikka aega. See ongi olnud kahepoolne mingisugune ja kahepoolne, et siin on valitud, kelle poole minnakse või kus kokku saadakse, on ju. Kellega teie mees on kokku saanud siis?
ikkagi mehega. Siin on küll müntide 4, aga noh, siin on ka meesterahvas peal, ikkagi mehega on kokku saanud. Seda hoitakse kiivalt saladuses. Kas teie mehel on armuke? Nad lepivad kokku selle, kus nad kokku saavad. Ühel on transpordivahend olemas, teisel mitte. Et üks on nii-öelda siis nagu jalamees, et kellel ei ole üldse autot, on ju. Teisel on sõiduvahend olemas ja nad saavad kuskil kokku. Kas see suhe on pikka aega olnud juba siis selle teise mehega või? See on kuskilt internetist või jah, kuskilt on see suhe leitud, et ta hakkas hästi tormakalt peale, sest tõmme oli mõlemapoolne. Ja siis nad pidid tegema otsuse, et mis edasi teha või vähemalt teie mees, ta saab aru, et see ei saa väga kaua kesta, ta peab tegema mingi valiku. Kas teie mehel on armuke? Ta saab aru, et kõrgemad jõud siukest suhet ei toeta. No, seda ta teab juba, on ju. Et see saabki olla ainult kui varjatud salasuhe. Aga kui see avalikuks tuleb, siis on šokk, siis on torn. Siis laguneb kogu ta maailm täiesti jupideks, et siis ei tea keegi, mis siis sellest saama hakkab. Aga naine, kui sa nüüd teada saad, et sinu mehe armuke on mees, kuidas sa reageerid siis? Juba ikka pikemat aega on olnud. Kuidas sa reageerid, kui sa saad aru, et ta on mees? Ta nagu ei usu seda. Et see muidugi muudaks kõvasti teie nagu mõttemaailma, aga ta nagu ei taha uskuda, et ta ei ole võimalik. Kindlasti on mingi töökaaslane, et noh, et on ja noorem, aga ta on kindlasti töö juurest. Et minu arust ütles ka, et ta on keegi tööga seoses talle, on ju. Te ei usu. Aga kui ma ütlen, et see on päriselt nii ja teie mehel ongi armuke ja ongi meesterahvas, kuidas te ikkagi reageerite? Hakkate eitama, et see ei ole nii, see on vale. Ta ju armastab, me ju ikka seksime ka, on ju. Mis siis, et praegu enam ei seksi. Te ei taha uskuda seda. Te ei taha seda infot omaks võtta. Raiute nagu rauda, et ei, ta on normaalne mees, et ta ju seksib minuga. Mis siis, et jah, et praegu ei ole enam jupa aega seksinud, on ju. Aga kas te ei mõtle selle peale, et miks see mees ei ole teiega jupa aega seksinud? No ma ei tea ju, miks. Ma tahan ise ka seda teada, et miks. Et kas tal on siis tõesti keegi teine või? Nii, ja mees nüüd ütle ise oma sõnadega. Kas sul on tõesti teine mees armukeseks või? Sul on meesterahvas armukeseks või? Nad ei taha vastata, aga nagu kardab. Teab, ma olen sellest unistanud. Et ma tean, et ma vist ei saa sellega jätkata. Et see suhe jääbki lõpuks ainult nagu hästi kaugeks, kas siis ainult kaugsuhteks on ju, või siis peabki nagu ära unustama selle. Aga kas sa oled mõelnud, kui sa hakkad teise mehega kokku elama? Ei, see ei tuleks üldse kõne allagi, aga miks? Mul on ju oma naine olemas ju. Ja nii on õige ju, mida siis inimesed mõtleksid, eks ole, et nad hakkaksid ju mind kohe ründama, et ei, nii on ikka õige, et ma naisega koos elan, et ei, ma ei hakka mehega koos elama. Ja mis seisu on praegu siis see teie suhe jõudnud, sinu ja siis su naise vahel, mis seisus praegu siis teie see suhe või abielu on? No ikkagi töökas suhe, et meil on ikkagi nagu tegelikult kõik olemas, mul on armastav naine, mul on kõik nagu, mis ma tahan, eks ole. Ega ma ei taha nagu sellest loobuda. Et aga eks ma peaks ilmselt jah, selle asja selgeks rääkima. Mida kõrgemad jõud tahavad sellele naisele öelda? Mida kõrgemad jõud tahavad tema partnerile öelda? Naisele öeldakse tegelikult, et ära muretse, see suhe jääb sul kestma. Aga mehele öeldakse, et see, mis sul seal on, et see lõpeta ära. See tee ei vii kuskile, see on tupiktee.
et jäta see suhe mehega, noh, kus see ja teine. aga kui mees jätkab seda suhet teise mehega, mis siis saab? no siis on niisugused varjatud asjad, et mis siis juhtub, et ei tea nüüd. surm tuleb, et sellele tuleb ikkagi lõpp. ja mõõgad 3 ja kõik 3 mõõka südames, et nii või naa tuleb selle suhtele lõpp. vot selline oli siis meie tänane ladumine, jah. kurb kuidagi, jah. väga huvitav, väga huvitav. aga no mis teha, tuli selline, nagu ta tuli. et aga me ei vaadanud, mida tahavad kõrgemad jõud edasi öelda nendele, kes valis esimese grupi, jah. mida tahavad kõrgemad jõud öelda edasi esimese grupi naisele. et esimene grupp, kes valis naised, et sellele naisele, mida kõrgemad jõud tahavad edasi öelda. ja tollele mehele, mida tahavad edasi öelda. naisele, et jah, et me saame aru, et sa said haiget, et see teeb tõesti haiget. et sa peaksid tegelikult selle ära lõpetama, sellepärast niimoodi mitme hinge vahel niimoodi valida ja olla kord ühe, kord teise juures, et naine, sa saad ju ise ka aru, et sellise partneriga sul ei ole okei elada, et sa kogu aeg nagu kahtlustad teda, sa ei tea, kelle juures ta jälle nüüd on, eks ole, et noh, ega sulle endale ta ka ju ei ole hea valik, on ju. mehele öeldakse, et kui sa tahad harmoonilist suhet, siis tee valik ja lahku sellest suhtest ja anna siis nagu noh, endale ja teistele ka ikkagi uus valik. siis tulevad uued võimalused. aga siis sa pead sellest suhtest lahkuma, kui sa tahad niimoodi edasi tegutseda. et sellisel juhul ainult saab see suhe nagu, noh, mitte teie suhe, aga siis noh, siis saate mõlemad lõpuks olla harmoonias. et siis tuleb sinu nagu sellest suhtest lahkuda. et siis saavad noh, vähemalt leiate uue partneri, kellega hakkab siis viljakas kooselu pihta. selline oli täna ladumine. aitäh teile kõik, kes te vaatasite. pange palun like. Kirjutage kommentaar, uued tulijad, vajutage palun telli nuppu, see on tasuta. Vajutage musta kellukest, siis edaspidi tulevad kõik teavitused teile, kui ma olen uue video üles pannud. ma tänan teid kõik kallid vaatajad, kes te siin olete. ma soovin teile tõesti kõike head. Olge terved ja jääme jälle nägemiseni.